Tere tulemast Vanalinna hariduskolleegiumi põhikooli aktusele, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 108. sünnipäevale. Palume hümni laulmiseks püsti tõusta. Eesti iseseisvuse manifest, 24. veebruar 1918. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivalla valitsusest veel kord Eestis aeg tuleb, mil kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama ja et kord Kalev koju tuleb oma lastel õnne tooma. Nüüd on see aeg käes. Enne kuulmata rahvaste heitlus on Vene tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani purustanud. Üle Sarmaatia lagendiku lajutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma allamatta kõiki rahvaid, kes endise Vene riigi piirides asuvad. Lääne poolt lähenevad Saksamaa võidukad väed, et Venemaa pärandusest omale osa nõuda. Ja kõigepealt just Balti mere rannamaid oma alla võtta. Sel saatuslikul tunnil on Eesti maapäev kui maa ja rahva seaduslik esitaja ühemeelsele otsusele jõudes rahvavalitsuse alusel seisvate Eesti poliitiliste parteidega ja organisatsioonidega. Toetades rahvaste enesemääramise õiguse peale, tarvilikuks tunnistanud Eesti maa ja rahva saatuse määramiseks järgmise otsustavaid samme astuda. Eestimaa, tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutatakse tänasest peale iseseisvaks demokraatiliseks vabariigiks. Iseseisva Eesti Vabariigi piiridesse kuuluvad Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa ühes Läänemere saartega, Saare, Hiiu ja Muhumaaga ja teistega, kus Eesti rahvas suures enamikus põliselt asumas. Vabariigi piiride lõpulik kindlaks määramine Lätimaa ja Vene riigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahva hääletamise teel, kui praegune ilmasõda lõppenud. Eeltähendatud maakohtades on ainsamaks kõrgemaks ja korraldavaks võimuks Eesti maapäeva poolt loodud rahvavõim
Eesti päästmise komitee näol. Kõigi naabririikide ja rahvaste vastu tahab Eesti Vabariik täielikku poliitilist erapooletust pidada ja loodab ühtlasi kindlasti, et tema erapooletus nende poolt niisama ka täieliku erapooletusega vastatakse. Eesti sõjavägi vähendatakse selle määrani, mis sisemise korra alalhoidmiseks tarvilik. Eesti sõjamehed, kes Vene vägedes teenivad, kutsutakse koju ja demobiliseeritakse. Kuni Eesti Asutav Kogu, kes üleüldise, otsekohese, salajase ja proportsionaalse hääletamise põhjal kokku astub. Maa valitsemise korra lõpulikult kindlaks määrab, jääb kõik valitsemise ja seaduse andmise võim Eesti maapäeva ja selle poolt loodud Eesti ajutise valitsuse kätte, kes oma tegevuses järgmiste juhtmõtete järele peab käima. kõik Eesti Vabariigi kodanikud usu, rahvuse ja poliitilisi ilmavaate peale vaatamata leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees. Vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele, venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskultuurilised autonoomia õigused. Kõik kodanikuvabadused, sõna, trüki, usu, koosolekute, ühisuste, liitude ja streikide vabadused, niisama isiku ja kodukolde puutumatus peavad kogu Eesti riigi piirides vääramata maksma seaduste alusel, mida valitsus viibimata peab välja töötama. Ajutisele valitsusele tehakse ülesandeks viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikude julgeoleku kaitseks. Kõik poliitilised vangid tulevad otsekohe vabastada. Linna ja maakonna ja valla omavalitsuse asutused kutsutakse viibimata oma vägivaldselt katkestatud tööd jätkama. Omavalitsuse all seisev rahvamiilits tuleb avaliku korra alalhoidmiseks otsekohe elusse kutsuda. Niisama ka kodanikud enesekaitseorganisatsioonid linnades ja maal. Ajutisele valitsusele tehtakse ülesandeks viibimata seaduse eelnõu välja töötada maaküsimuse, tööliste küsimuse, toitlusasjanduse ja rahaasjanduse küsimuste lahendamiseks laialistel demokraatilistel alustel. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres. Kõik kodumaa pojad ja tütred ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös. Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud, nõuab seda. Meie järel tulevad põlved kohustavad meid selleks. Su üle Jumal valvaku, Ja võtku rohkest õnnista, mis siia ette võtad sa. mu kallis isamaa. Elagu iseseisev demokraatiline Eesti Vabariik Elagu rahvaste rahu. Tallinnas 24. veebruaril 1918. Eesti maapäeva vanemate nõukogu. Iseseisvusmanifesti lugesid ette Vanalinna hariduskolleegiumi 9. klassi õpilased Maria Anette Laurits ja Jakob Järvamägi. Tähelepanelik aktusel osaleja on juba tõenäoliselt täheldanud, et meie koolilipp näeb täna kuidagi värskem välja. Nii on. Vanalipp on oma aja ära elanud ning leiab väärika koha Vanalinna hariduskolleegiumi esindusruumides. Uus lipp on väljas esmakordselt ja meil on täna hea võimalus see paluda isa Pedrol õnnistada. Enne õnnistamist tuleb lipuvarda naelad pidulikult sisse lüüa.
Esimese naela lööb Vanalinna hariduskolleegiumi üks rajajatest, Ülo Vooglaid. Teise naela lööb Vanalinna hariduskolleegiumi direktor Anu Nigesen. Kolmanda naela lööb Vanalinna hariduskolleegiumi põhikooli juhataja Alar Saar. Neljanda naela lööb Vanalinna hariduskolleegiumi 1. klassi õpilane Paul Aleksander Lilleberg. Viienda naela lööb Vanalinna hariduskolleegiumi 9. klassi õpilane Jakob Vähk. Tõusme püsti. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Meie Issanna Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõigidega ja sinu vaimuga. Lugemine 4. Moosese raamatust. Neil päevil Issand lägitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et räägisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Issandat, et ta võtaks meilt ära need maod. Ja Mooses palvetas rahva eest. Ja Issand ütles Moosesele, tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja nüüd me õnnistame lippu. Jumal, kes sa oled kõigist rahvastest teinud üheainsa, sulle pühitsetud rahva, õnnista seda lippu, mille sinu lapsed täna sulle toovad. Me palume sind, luba, et kõik need, kes seda kannavad, oleksid sinu kaitse all, saavutaksid oma ideaalide täitumise ning kasvaksid armastuses ja mõistmises kõigi inimeste vastu, Kristuse meie Issanda läbi. Aamen.
ja nüüd palvetame koos, nagu Issand on meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Isa ja Issand olgu teiega. Õnnistagu teid kõige vaeline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Nüüd laulame kõik koos Eesti lipu lipulaulu, mille helilooja Enn Võrk kirjutas 1922. aastal. Teksti autor on Martin Lipp. Sõna tervituseks saab Vanalinna hariduskolleegiumi rajaja, lapsevanem ja vanaisa Ülo Vooglaid. Armsad lapsed, õpilased, austatud õpetajad, lugupeetud lapsevanemad. Eesti Vabariigi aastapäev on meie eriliselt kallis tähtpäev.
mida igaüks tähistab. Küll riikliku pühana, küll isikliku pühana. Sest kodumaa ei ole pelgalt territoorium Vilsandist Narvani ja Võrust Tallinna. Kodumaa ei ole ka ainult rahvas ja mingi juhtkond ja igasugused parlament ja kohus ja kõik Riigikogu ja ta on seda ja samal ajal kodumaad kantakse südames ja ma usun, et kõigil meil on meie kodumaa lõpmata kallis südames. Täna kuulsime äsja iseseisvusdeklaratsiooni ja on ikka üks vägev ja võimas dokument küll. Meil on iseseisvuse deklaratsioon, millega kuulutati Eesti Vabariik iseseisvaks riigiks, vabaks riigiks, iseseisvaks riigiks. Aga mis pärast järgnes? Mis pärast selle deklaratsiooni avaldamist järgnes vabadussõda. Ja ma mõtlesin, mida ma teile küll räägiksin niisugust, mida teil lugeda kuskilt ei ole, aga mis minu arvates on ikka väga-väga põnev. Kui mul oli õnne olla Tartu Ülikoolis, õppisin ajalugu, tekkis mul tunne, et no kuidas see küll võimalik sai olla. Eesti Vabariik äsja tekkis, mitte midagi ei ole, relvi ei ole, laskemoona ei ole, õpet ei ole, no midagi ei ole. Ja ometi suudeti saavutada võit. Tsaari armee, väljaõppinud ohvitseride ja kõik igasugust relvi küll ja suudeti saavutada võit. Kuidas see võimalik oli? Kuidas see asi üldse võib võimalikuks saada? Ja mulle tekkis selline tunne, et ma tahan seda teada. No lugeda kuskilt ei olnud. Vabadussõda sõnagi ei tohtinud rääkida tol ajal. 50ndate teine pool, Vene aeg ju. Ma võtsin seljakoti selga ja panin sinna 11 sisse ka ja läksin maale. Küsin, et kas keegi siin võib olla, sel ajal ju elasid need vabadussõjas käinud mehed ja olid elus veel ju. Ja küsin, kas keegi vabadussõjas ka, ei olnud midagi, keegi ei tea mitte midagi, ise ei käinud ja keegi teine ka ei käinud ja üldse keegi ei tea midagi. Kõik kartsid ju, niisugune olukord oli väga, väga hirmus aeg oli. Aga kui õnnestus kellegiga seal, ma vaatan see 60-aastane, täiesti võimalik, et ta ikka teab ka midagi. Viskasime koos sõnnikut ja ladusime puid ja tegime tööd seal ja üliõpilane, nad arvasid, et nüüd tuli maale, et teha tööd ja siis saab kas või midagi söögipoolist või nii aeg oli, polnud ju süüa juua ka väga palju midagi. Ja rääkisime siis, kui kodus toas olid värsked või kartulid keedetud ja liha praetud ja igast asju, siis tasapisi läks ikka jutt lahti, selgus, et võib natuke uskuda ja usaldada ja siis tuli välja, kuidas siis tegelikult käis see asi. Ja seal nüüd on üks niisugune vabadussõda oli ikka üks ränk võitlus, see oli elu ja surma peale võitlus ja võideti ju. Aga kuidas see käis? Need tsaari väljaõppega ohvitserid nõudsid niisugust korda, et andsid käsu, ma ütlen nüüd vene keeles, kuidas see käis, zarežai, see tähendab, et pane kuulrauda ja siis on pritseldriista, võidi panna see sihik, nagu ta ohvitser ette ütles, ja siis zalpom plii ja tema hüüab plii, see tähendab, anna tuld. Ja nad tohtisid lasta, padrunid tohtisid rauda panna ainult ohvitseri käsu peale
sihik tuli panna ohvitseri käsu peale ja lasta tohtis ainult siis, kui ohvitser käsu andis. Seda nad märkasid ja mis järeldus sealt tuli teha? Järelikult tuleb kuidagimoodi sihtida, kõik sihivad ohvitseri ja kui kellelgi õnnestub ohvitseril pihta saada, siis polegi enam käsuandjat ja kõik panevad plagama ja täpselt nii juhtuski. Aga Eesti sõjaväes oli nii, et hommikul ribistati mehed ülesse ja lauldi seal ja öeldi meil kõvad sõnad ja seejärel ohvitser nõudis, et kõik näitaksid tikutopsi. Tikutops tuli välja, kõigil pidi tikutops taskus olema. Öelge ära, miks seda vaja oli. Ma ei ole kindel, et keegi seda väga teab, aga niisugune käsk oli. Ja nüüd ma ütlen teile selle asja. Vaadake, kui paned tikutopsi pikul, nii pikkust pidi, külili ja serva pidi, selle järgi saab öelda, kui kaugel see objekt on. Sihid ühe silmaga, eks ole, välja sirutatud käe peal, kas ta on 100 meetrit, 200 meetrit, 300 meetrit ja vastavalt paned ise õige sihiku ja varjud, peidad ennast nii, et sinule pihta ei saada, aga sina näed ja sobival hetkel tulistad. Eesti sõjaväes oli ette nähtud iseseisvalt otsustada, iseseisvalt panna sihik, iseseisvalt kuulrauda, iseseisvalt oodata seda hetke, mille kindlasti pihta saad, mitte sama tulistada üks muudku. Ja kujuta ette, nad võitsid. Nad võitsid. Tarkus loeb, mitte ainult jõud ja mitte ainult see kehajõud, vaid hingejõud. See usk tulevikku, usk endasse, usk sellesse, et me võidame ja siis me võidame tegelikult. Ja ma loodan, et Vanalinna hariduskolleegiumis, teil on kõvasti vedanud, et te siia sattusid. Ma loodan, et see õnn tiivustab läbi elu. Elagu Eesti Vabariik, elagu meie tulevik, mis saab olla nii hea, nagu me ise oleme, nagu me pühendume oma kodumaa hoidmisele. Ilusat aastapäeva! Viis Siiri Siimer, sõnad Mihkel Veske. Ilus oled Isamaa. Esitavad Vanalinna muusikamaja Mudilaskoor ja Püha Miikali poistekoori 2.–3. klassi ettevalmistuskoor. Dirigent Kaiu Põld, klaveril Ene Salumäe.
Vanalinna hariduskolleegiumi koolielu üks tähtsündmusi on iga-aastane omaloomingu konkurss. Äsja lõppenud konkursi teemaks oli juured ja pühadus. Rõõm on tõdeda, et meie koolis on palju usinaid loomingulisi noori. Seepärast anname täna kätte vaid peapreemiad. Teisi preemiaid pälvinud osalisi tunnustatakse kogunemistel uue veerandi alguses. Kirjanduslike loomeleidude peapreemiad annavad üle Johanna Aus ja Katrin Kaurit. Selleaastane omaloomingu konkurss andis võimaluse mõtiskleda selle ilusa teema üle juured ja pühadus. Ja konkursile esitati eriilmelisi töid nii algkoolist kui põhikoolist ja iseäranis palju laekus konkursile sel aastal ühistöid. Ja nagu öeldud, siis me anname kätte ainult peapreemiad täna. Algkooli kirjanduse ühistööpreemia 4. B-klass ja õpetaja Kristel-Liis Eesmaa töö eest Püha Miikaelil on palju tööd. Palun. Teine algkooli kirjanduse ühistööpreemia 4. poisteklass ja õpetaja Nele Tutkin töö eest juured ja pühadus. Kolmas algkooli kirjanduse ühistööpreemia 1. poisteklass ja õpetaja Margit Rüsse töö eest Meie kirjad vanavanematele. Algkooli luulepreemia läheb 3. tüdrukute klassi õpilasele Mooni Masurtšakile luuletuse eest Juured. Ja algkooli proosapreemia läheb samuti 3. tüdrukute klassi Sonja Kruusvall jutustuse eest Juured. Põhikooli proosa- ja luulepreemia 9. tüdrukute klass Eliise Kirt, Kes ma olen ja kust ma tulen. Palju. Ja põhikooli kirjanduse ja kunsti ühistööpreemia 7. A-klass õpilased ja õpetaja Kristiina Salong töö eest VHK lugu. Suur aitäh kõigile osalejatele ja head vabariigi aastapäeva!
kõlab luuletus Kodumaa 4. poisteklassi ühistööst Juured ja pühadus. Esitab Frank Mazurtšak. Kodumaa. Siin on lumeilusat sädelust ja äikese sähvivat välgatust ning rohelise rohu lopsakust ja päikese hiilgavat valgust. See paik sobib sinule ja minule, perele, õele ja vennale, isale ja siis veel koerale, emale ja siis veel kassile. Siin on me väiksed ja suured, siin on me kodu ja juured. Omaloomingu konkurssi muusikateoste peapreemiad annavad üle Karin Veismann ja Katrin Tanvel. Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakoolis õpivad mitmete koolide õpilased. Meie kooli, Püha Miikali kooli, Toomkooli ja mõned ka väljapool neid 3 kooli. Ja konkurss käis siis kõikide õpilaste vahel. Ja vanuseastmed jagunesid 4. Noorem kooliaste 1. kuni 3. klass, keskmine kooliaste, vanem kooliaste ja gümnaasium. Ja tulemused peaksid tulema kõik ka tänases teatajas ja meie anname siin üle ainult siis peapreemiad, mis siis tulid Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastele. Nooremas kooliastmes saavutas 3. koha teos pealkirjaga Hele hommik, autor Viktoria Väli. Anti välja veel üks 3. koht, selle saavutas lugu pealkirjaga Kurb päev, autor Sofia Titova. Teise koha saavutas teos pealkirjaga Pühad ja pühakud ja autor on Paul William Lavalor. Ja ka esimene koht tuli VHK-sse ja selle saavutas teos pealkirjaga Mälestus ja autor on Marie Raun. Keskmises kooliastmes on jagada 2/3 kohta ja üks 3. koht ja selle saavutas lugu Hiired versus kass ja autor Eva-Lotta Telgmaa. Ja teise koha saavutas lugu Peegeldused ja autor Georg Voldemar Adrik. Ja vanemas kooliastmes läks 3. koht loole Distants, mis võlus oma žürii poolt öeldud traadi tõmbamisega ja autor Ramses Rõuk.
ja teise koha saavutas laiali hargnenud pala autor Mirjam Miia-Mainik. Žüriid juhtisid sellel aastal Toomas Vavilov ja Marko Kõlar ja mida nemad arvasid sellest konkursist ja nendest teostest saate te lugeda ka samuti tänasest teatajast. Tuletan teile veel meelde, et juba 6 aja pärast on meil käimas laulufestivali nädal. Et kui te koolivaheajal väsite ära suusatamisest ja kilgutamisest ja uisutamisest, siis on paras mõelda, millise lauluga te tahaksite 6 aja pärast juba üles astuda. Soovin teile kõikidele ilusat vabariigi aastapäeva. Viis. Ülo Vinter, sõnad, Enn Vetemaa, Põhjamaa, esitavad Vanalinna muusikamaja lastekoor ja tütarlastekoor, dirigent Maarja Soone.
omaloomingu konkurssi kunstitööde peapreemiad annavad üle Mauri Kross, Eneli Luiga ja Külliki Tõnisson. Head vabariigi aastapäeva teile kõigile ja mul on nii hea meel, et kunstitöid laekus sel aastal väga palju ja nad paistsid silma oma terviklikkuse ja sügavuse ja hea teostuse poolest. Ja siin jagame ka peapreemiad välja, neid on päris palju, proovime teha aega säästvalt ja tõepoolest meie žürii esindus Mauri Kross ja Eneli Luiga, kes on professionaalsed kunstnikud ja lapsevanemad ja võtsid selle suure vastutusrikka töö ja väga põhjaliku ja suure tänu avaldan ka ma siinkohal Maara Lutjukile, kes samuti juhtis žürii vastutusrikast tööd. Nii, aga hakkame siis tänama. Kõigepealt saame anda üle ühistöö peapreemia esimesele tüdrukute klassile ja õpetaja Sillele. Ja seina peal siis on kuvatud kõik need ilud ja tõepoolest suur tänu ilusa tervikliku lahenduse eest. Algkooli kunstipreemia saab veel esimese klassi tüdruk Lara Zaborski. Ja veel palun siia Noora Marta Puki esimesest klassi tüdrukutest. Algkooli kunstiühistöö preemia saab teine A-klass ja õpetaja Marion. Palun esindaja. Algkooli kunstiühistöö preemia saab ka teine B-klassi õpetaja Margarita. Palun esindajad. Teise tüdrukute klassist palun siia Ireen Ingeborg Kiseli ja tema sai parima ajaloolise reisi läbi rõivastuse eest. Nii. Anname tunnustuse klassijuhataja kätte. Nüüd ma palun siia teise poiste klassi õpilase Aare Laanemaa. Nüüd tuleb taas ühistööpreemia 4. B-klassi ja õpetaja Kristel Liis. Suur tänu teile!
algkooli kunstipreemia saab 4. tüdrukute klassi õpilane Gerda Rajanok. Palun siia. Algkooli maalipreemia saab Johannes Daniel Annus 4. poistest. Algkooli kunstipreemia saab Ruuben Leht 4. poisteklassist. Nii, põhikooli kunstipreemia nüüd 5. tüdrukute klassist Liisa Liselle Kivistik. Põhikooli kunsti ühistööpreemia 7. klassile ja õpetaja Kristiinale. Nüüd tuleb põhikooli kunstipreemia, aga ma loen terve rea õpilaste nimesid kohe korraga ette. On Sonja Ader, Liidia Kõlvalt, Maria Tšikulajeva, Ramses Rõuk, Ramon Lootus, Angus Johanson ja Markus Marjamäe. Ja tööd kuvatakse. Läheme edasi. 8. B-klassist saab põhikooli kunstipreemia Mariel Kirsipuu erakordse raamatu eest. Põhikooli kunstipreemia läheb 8. tüdrukutesse Anne-Gret Hõbemäki, kes on väga ilusa graafilise töö teinud. Nii palun siia Anne-Gret.
Nüüd tuleb animatsioonipreemia Henri Liivak, 8. klass. Väga tore ja humoorikas töö. Ja lõpetuseks tuleb 2 tantsufilmi preemiat. Loodetavasti on võimalik varsti neid ka kodulehel näha. Matilda Haavistu 8. tüdrukutest ja Emilia Kõuhkna 9. tüdrukutest. Palun siia. Ja alates märtsi keskpaigast on võimalik ka omaloomingu töid näha Kullo lastegalerii näitusel. Aitäh teile, ilusat vabariigi aastapäeva! Palju õnne Mauri Krossile, kellel on täna sünnipäev. Mart Saar, Noore Veljo Veeritage, esitab Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester, dirigent Rasmus Puur.
Head sõbrad, enne kui me jõuame aktuse lõpu ühislaulude juurde, on mul hea meel kutsuda teid kõiki 24. veebruaril hommikul. On üks selline hea tava ja VHK on juba aastaid sellest tavast ka kinni pidanud, et viia oma värvid Toompeale, kui heisatakse 24. veebruari hommikul Pika Hermanni torni meie riigilipp. Täna sai meie uus lipp õnnistatud ja viime koos ta teisipäeval siis ka Toompeale, näitame teistele ka oma uut lippu, uut vana lippu, vana uut lippu. Kogunemine on enne kella 7 umbes 6:50 paiku ja kell 7 hakkab pidulik rongkäik koos lipuga liikuma Toompeale. Ja kõik, kes on seal Toompeal, on pärast oodatud ka gümnaasiumi raamatukokku, kus mõnusalt koos laulda, teed juua ja kui te olete midagi ka suupoolist kaasa võtnud, siis seda ka teistele pakkuda. Ja enne kui ma annan uuesti sõna Amandale ja Kaarlile, soovin teile kõigile head saabuvat vabariigi aastapäeva ja kasutage seda harukordset talve, mis meil praegu on, olla väljas, tugevdada oma immuunsüsteemi, parandada oma suusatehnika oskust, ühesõnaga, olge palju väljas. Ja kohtume uuesti juba märtsikuus. Kaunist vaheaega! Aktuse lõpetuseks laulame Juha Naaviku 1933. aastal loodud laulu Hoia Jumal Eestit, millega soovime üheskoos Eestile palju õnne ning palume rohkeid aastaid. Aktust juhatasid 9. klassi õpilased Amanda Allas ja Kaarel Tükk. Head vabariigi aastapäeva!